Vee joomine. Vesi on inimese keha peamine koostisosa ning meile eluliselt tähtis. Vesi moodustab lasteaialaste puhul lausa 70% kehamassist. Põhiosa veest saame me toidust ja jookidest, kuid enamasti sellest ei piisa. Seetõttu on oluline, et laps jooks piisavalt puhast vett. Vanaema, ma tahan juua. Osta seda limpsi. Paku lapsele janujoogiks alati puhast lisanditeta vett. Koolieelik võiks juua päevas umbes 3-4 klaasi puhast vett. Parim janujook on vesi. Seda võib juua igal ajal. Samas kui keefirit ja piima peaks jooma söögikorra ajal. Mahl ja smuuti sobivad aga pigem hoopis magustoiduks ja neid peaks jooma harva. Mahla mitte üle 1 klaasi nädalas. Jälgi, et vesi oleks lastele alati kättesaadav. Kui lapsel tekib söögikordade vahel soov näksida, paku talle esmalt vett. Janul ja näljal ei ole alati lihtne vahet teha. Pikemale käigule või liikuma minnes võta kodust veepudel kaasa. Nii on vesi alati käepärast. Igal pereliikmel võiks olla oma äratuntav pudel. Väldi ahvatlusi. Ära osta magusaid jooke, siis ei teki kiusatust neid ära juua. Hoiad raha kokku ning tarbid vähem magusat. Magusad joogid sisaldavad suures koguses suhkrut ja annavad igapäevase toidu kõrvale energiat. Ka mahla ei tohiks juua üle 1 klaasi nädalas. Julgusta ja näita eeskuju. Tuleta lapsele vee joomist korrapäraselt meelde. Julgusta kogu päeva jooksul väikeste lonksude kaupa jooma. Põnevuse lisamiseks võid lapse veeklaasi lisada värvilise kõrre või mõne jääkuubiku. Pööra tähelepanu sellele, et laps jooks piisavalt vett, eriti kui ta hoogsalt mängib või liigub. Vee vajadus kasvab ka palava ilma ja palaviku korral. Millist kasu saab pere, kui janujoogiks vett juua? See annab hea enesetunde ja toetab tervist. Vähendab lisatud suhkrute tarbimist. Ennetab ja vähendab näksimist. Aitab kokku hoida raha, sest vesi on teistest jookidest alati odavam. Vee joomine on lihtne ja vajalik kõigile. Vaata soovitusi ka www.toitumine.ee ja www.tarkvanem.ee.